Täna saates vaatame, mis toimus 4. kooliastme suurel õppepäeval. Tilistlased jagavad oma muljeid traditsioonilisest pallimängude turniirist. Eesti raamatuaasta alguse puhul avati Lähte raamatukogus näitus. Küsisime produktsioonifirma omanikult arvamust meie kooli uudissaate kohta. Õpilased tunnustavad heade sõnadega Tartu valla aasta õpetajaks pärjatud Triin Nagedit. Tere hommikust! Kätte on jõudnud kauaoodatud kevad ning eetrisse läheb värske Lügevisiooni saade. 10. märtsil toimus gümnasistidele õppepäev, mille korraldali MTÜ Eluks valmis. Teemadeks oli isikliku elu visioon, seksuaaltervis, vaimne tervis ja rahatarkus. Kümnendal märtsil käisid koolis MTÜ Eluks valmis koolitajad ja viisid meie gümnasistidele läbi õppepäeva. Kõik klassid said osa 4 seminarist, milleks olid minu elu visioon, seksuaaltervis, vaimne tervis ning rahatarkus. Kas täna läbi võetud teemad peaksid õppekavas olema põhjalikumad? Ma arvan, et nad kindlasti võiksid olla palju põhjalikumad ja sellepärast me ju neid täna käsitlesime ka, et neid õppekavas piisavalt põhjalikult ei käsitleta. Aga samas see on nagu kahe otsaga küsimus, et kui me õppekavasse topime veel rohkem asju sisse, siis, ja arvestades, et ta on juba praegu natuke ülepaisutatud, siis tekib küsimus, et mis me sealt on ju välja võtame. Et see on jah kahe otsaga küsimus, aga ma arvan, et meil riigis juba kõrgemal tasandil natuke arutletakse selle üle, et missuguse eluks vajalikke teemasid võiks olla õppekavas rohkem, nii et võib-olla 5 või 20 aasta pärast nad juba on seal. Me ei tea seda praegu, aga loodame. Selles mõttes ma ei väida, et see, mida me õpime koolis, ei ole eluks vajalik. Ma pigem arvan, et koolis ei õpetata piisavalt palju seda, mis on päriselt vajalik. Ja need on 2 erinevat asja. Ma ise olen märganud, et kui me räägime enda lugusid, näiteks kuidas mina olen failinud või kuidas ma olen üürilepinguga üle saanud ja selliseid asju, et näidata neile, et need olukorrad, mis päris elus tulevad, on päris. Ja sa päriselt peadki teadma neid asju, et sina ei satuks probleemsetesse olukordadesse. Ja kui me neid lugusid endale just räägime, siis nad ka noored tegelikult palju rohkem küsivad küsimusi ja tahavad aru saada, miks on nii, mitte nii ja kuidas mina saan seda vältida. Seega ikkagi see noortele nišš, ma arvan, on see, mis julgustab neid rohkem küsima, arvama ja kaasa rääkima. Milline seminar teile kõige enam meeldis? Seksuaaltervis. Mulle ka seksuaaltervis. Ja miks niimoodi? See oli päeva kõige esimene ja kõige nagu uuem esimene tund, millel oli nagu teistsugune ehitus. Mul oli ka esimene tund ja see oli tund, kus ma kõige rohkem tähele panin, ülejäänud oli lihtsalt igav. Mulle meeldis kõige rohkem seksuaaltervise seminar, sest et seal ma oskasin kõige rohkem kaasa rääkida. Ja mida uut sa seal õppisid? Ma arvan, et võib-olla suguhaigused, et ma ei mõelnud, et neid nagu liike on seal nii palju. Nüüd vaatame, mis on toimunud meie koolis selle kuu jooksul. Aeg on lühiuudisteks. Meie kooli eesti keele, kirjanduse ja ajakirjanduse õpetaja Triin Nagel võitis aasta õpetaja tiitli. Uurisime, mida arvavad õpilased oma õpetajast ning mis teda ennast motiveerib. Ma arvan, et kõige parem kirjeldus, mis ma saaksin anda õpetaja Nagelile, on see, et ta on väga õiglane ja väga sümpaatne. No kuna ta seisab siin kaamera taga hetkel, siis midagi halvustavat öelda ei saa, aga talle meeldib mind tihti peale ära osta. Eile näiteks pakkus mulle tohvifeed, et ma oma kohta vahetaksin. Nii et mulle ta väga meeldib. Ja mina ütleks, ma kardan teda. Tal on külmrelv kogu aeg taskus olemas. Nokia 3310. Eelmise kollase Nokia ta kukutas maha ja see läks katki. Purustas täielikult lihtsalt. Ja nüüd tal on punane Nokia. Mis teid motiveerib õpetama? Minu õpilased motiveerivad mind õpetama. Ja eesti keelekirjandus motiveerib mind õpetama. Ajakirjandus siis ka. See, et see maailm on nii põnev. Minu arvates on see keelemaailm põnev, kirjandusmaailm põnev ja tahan lihtsalt leida viise, kuidas seda õpilastega jagada, et nad võib-olla vaimustuksid ka. Kui kas või üks vaimustub, siis on tore.
5. märtsil käisid 12. klassid ühiskonnaõpetuse tunni raames väljasõidul Tallinnas. Sisukas õppepäev algas Riigikogu külastusega, kus abituriente võttis vastu EKRE esimees Martin Helme. Tutvuti hoone ruumide ja ajalooga. Ma teen tervisesporti küll, aga ma ei ole nii kaklusportide austaja. Järgmiseks mindi Stenbocki majja, kus tehti samuti tuur ning anti ülevaade Eesti Vabariigi algusaegadest. Järgnes sõid Vabamusse, kus jututeemaks oli vabadus ja vastupanu. Magdast, kui me räägime, siis tema lugu oli see, et peale sõda paljud eestlased mehed ja naised ka läksid metsa ja võitlesid siis seal, kuidas neid nimetati siis metsavennad, jah? Viimasena külastati Euroopa elamuskeskust, kus tutvuti lähemalt Euroopa Liidu ülesehituse ja tegemistega. Üks päev on mingi Michal seal on ja teine päev on Kristina Kallas on ja mingisugusel nõukal on ja... Emakeelepäeva puhul toimusid lähtekoolis erinevad sündmused. 13. märtsil käis külas luuletaja ja häälutaja Jaan Malin ning 4. ja 5. klassid kohtusid kirjanik Juhani Pütsepaga. Lisaks toimusid harivad Kuldvillaku mälumängud gümnasistidele ja õpetajatele. 14. märtsil oli traditsiooniline emakeelepäeva viktoriin 4. kuni 12. klassidele. Võiti osa ka Vikerraadio e-ettütlusest, mida kirjutasid 10. kuni 12. klasside õpilased ja õpetajad. 15. märtsil toimus spordihoones vilistlaste pallimängude turniir, kus mängiti võrkpalli, saalihokit ja korvpalli. Küsisime osalejatelt ja võistluse korraldajad arvamusi päeva kohta. Miks sulle see spordiala meeldib? Miks mulle spordiala? Ma ei tea, mingil põhjusel hakkas meeldima, kui ma esimeses klassis esimest korda proovisin saalijokit siin samas koolis ja kuidagi selle tempo, tehnilisus, fakt, et ma saan kasutada oma käsi, mitte ei pea jalaga palli lööma, et kuidagi see on kogu aeg sobinud ja see võistkonna koostöö ka, et see on kõvasti meeldivam kui nagu individuaalala, ütleme nii. No võrkpall sellepärast, et ma käin võrgutrennis saalijoki, sest polnud mängijaid, siis pidi lihtsalt väljakule minema. Jaa, et võrkpalli noored mänginud juba, oskan ka. Ja saalijoki, aitasime teised välja, pidi minema. Seda, miks ta meeldib, ta on meeskonnamäng. Seltskonnaga saad alati koos olla ja lapsepõlves sai hakata siin mängimas käidud ja lähtekoolis ja nii see asi on külge jäänud ja ütleme, hea, mõnus mäng. Kuidas on tunne peale mänge? Suht mõnus, kahju, et nii vähe mänge oli, et saalijoki kahjuks ei olnud neid inimesi nii palju, et sinna nagu võistkond oleks olnud, aga eks hea on ikka mängida, tore on oma endiste koolikaaslastega ka suhelda ja nendega koos lõbutseda natukene. Et mängidagi just nagu selle lõbu pärast, mitte nii väga tulemuse pärast. Mõnus, täitsa mõnus on ja mulle täitsa meeldib see tunne. Eriti kõige parem tunnen siis, kui võidame muidugi, aga päeval peab kaotama ka. Kas te jäite oma tulemustega rahule või oleks saanud paremini? Ei rahu, mängudega on veel aega. Et võite võib veel tulla kenasti. Et asi on sellest, kas mis see tahame. Muidugi tahame. Visuaalselt tundus, et oli natuke lihtne mängida, vaadates seda punktiskoori, et kas oli ka päriselt niimoodi või siis lihtsalt mind peteti? Eks ta veits lihtsam oli, aga mul on tunne, et võrkpalli need noored poisid ei olnud veel soojaks saanud, et siis kui lõpus väravad hakkas tulema, tuli päris kähku, et head mänguaeg läbi sai. Kes teab, kuidas lõppenda oleks muidu? Ma arvan, et siin ei mänginud keegi, ütleme, niisuguse, kes võidab pingutuse peale selles suhtes, et kõik nautisid, arvestasid üksteisega ja et vigastusena kerge tulema, et tuleb sellega arvestada ja keegi ei saa selle peale pahaseks ja et kui keegi teeb midagi, et selline mäng, pead alati teistega arvestama. Võrkpallis saavutasid esimese koha tiim Kuulilennutee tunneli Luuk, teise koha tiim Kohalikud ja 3. tiim Pirn. Parimateks mängijateks valiti Joosep Lille ja Rain Rohtla. Saalihokis võitis tiim, kus mängisid Juhani Võik, Tauri Tuik, Peedu Lohur ja Kati Koolsaar.
parimateks mängijateks valiti Kati Kolsaar ja Hendrik Visk. Kahe 2025. aastal möödub 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest. Reporter Kertu käis raamatukogus raamatuaasta näituse avamisel. Mille poolest on selle aasta raamatuaasta eriline? See aasta ongi eriline selle poolest, et on raamatuaasta, sest tegemist on ju praegu ümmarguse sünnipäevaga 500 aastat. Järgmist me tähistame 25 aasta pärast. Milline võiks olla raamatu roll järgmise 500 aasta jooksul? Oi, sellel teemal on kindlasti mõtteainet tõesti palju ja see on ka raamatuaasta 1/4 kandvast teemast, eestikeelse raamatu tulevik ja lugemise tulevik. Et seda me loodame kuulda just noorte inimeste suust ka, et milline võiks see raamatu roll siis olla. Kuidas on Eesti raamatud sinu elu mõjutanud? Raamatud on minu elu hästi palju positiivses suunas mõjutanud. Küllap kõik teavad seda, et peaaegu iga raamatu lugemine muudab inimese rikkamaks, terviklikumaks, rõõmsamaks. Miks on hea, et õpilased loevad? Dinosaurused ka ei lugenud ja vaadake, mis nendega juhtus. Aga tõsiselt võttes, dinosauruste jutt on ka tõsine, aga lugemine on vajalik selle jaoks, et osata oma mõtteid väljendada teistele inimestele arusaadavalt. Sealt see eeskuju tuleb raamatust. Mis oli viimane raamat, mida teie lugesite? Viimase raamatuna lugesin Läti autori Inga Kaile raamatut Ilusad, mis räägib teise maailmasõja aegsest koonduslaagrist. Lugesin seda sellepärast, et selle tõlkis mu parim sõber eesti keelde, aga sisu poolest oli ka väga huvitav raamat ja oli hästi kirjutatud. Mida ütleksite õpilastele, kes ei viitsi lugeda? Dinosaurused ka ei lugenud ja vaadake, mis nendega juhtus. Ja seda ka veel, et enne kui kujuneb arvamus, et raamat on nõme, lugemine on nõme, võiks olla mingi tõendusmaterjal, millel see arvamus põhineb. Et kui keegi ütleb, et tõesti raamat oli nõme, siis enne tuleb see raamat läbi lugeda ja siis saab öelda. Ja vastupidi ka, et selle jaoks, et saada omal see positiivne kogemus, peabki ikkagi kas või ühe raamatu, üks on nagu nii minimaalne, et seda on isegi piinlik välja öelda, eks ju. Aga raamatut tuleb kaanest kaaneni läbi lugeda, et saada aru, mis on kirjanik tahtnud öelda, kuidas see terviktekst mõjub, mis selle mõte kõik on ja kuidas ka see keeleline õppimine seal taustal, eks ju. Tuleb lugeda. Kuna meie koolis on võimalik õppida meedia suunas, tahtsime teada, mida on edasi võimalik teha koolis saadud teadmistega. Oma kogemusi jagab produktsioonifirma omanik Kris Männik. Miks ma otsustasin produktsioonifirma asutada? No eks ikkagi vajadusest, et üks hetk oli tunda, et tuleb selliseid huvitavaid projekte, inimesed küsivad minu teenuste kohta, et ma tuleksin kuskil filmima, midagi tegema ja siis tundus, et oleks aeg vormistada see ära nagu mingisuguseks ametlikuks juriidiliseks kehaks ehk siis firmaks ja see oli aastal 2015, kui me siis sõbraga koos otsustasime, et me võiksime nagu nii-öelda täiskohaga hakata tegelema siis selle valdkonnaga. Millised on firma peamised tegevusvaldkonnad? Peamised tegevusvaldkonnad on meil ikkagi erinevad filmitootmised, reklaamitootmised. Sotsiaalmeediasse tänapäeval toodetakse väga palju juba üsna kõrge kvaliteediga asju. Ja kõik, mis sinna vahepeale jäävad, kontserdisalvestused näiteks, telesaated, see nimekiri on päris pikk. Milline on olnud kõige keerulisem projekt ja miks? No viimaste aastate kindlasti kõige keerulisem projekt on olnud selline saade nagu Rauataltsutajad, mis jookseb ETV-s.
ja see on juba 2 hooaega seal käinud ja kuna me aitasime seda formaati ise välja töötada, see on võistlussaade, seal on keevitajad, kes omavahel võistlevad. Iga staade on erinevas lokatsioonis, ehk siis meil ei ole niisugust ühte stuudiot, vaid meil on reaalselt tehased ja me peame igas tehases siis vastavalt sellele tehase olemusele siis selle stuudio seal püsti panema ja reageerima siis sellele olukorrale, et saada sealt see hea pilt kätte. Kas see on sinu arvates hea, et saame oma koolis tegeleda televisiooniga? See on kindlasti positiivne. Mida varem sa leiad selle oma kutsumuse või selle mingi asja, mis sulle huvi pakub, seda lihtsam sul nagu elus edasi minna on. Millist nõu annaksid noortele, kes soovivad alustada produktsiooni valdkonnaga? No mida varem alustad, seda parem, ma arvan, et see on kõige esimene asi ja palju peab olema peale hakkamist. Ja võib-olla, see on kindlasti, paljud ei taha seda kuulda, aga kindlasti kõige olulisem on ikkagi tegeleda selle sisulise poolega, sest et tänapäeval see tehnika on tegelikult läinud nii heaks, et sa võid isegi võtta selle telefoni, selle kõige uuema iPhone'i ja sa saad sellega teha paremat pilti, kui me 10 aastat tagasi saime teha profikaameratega. Ehk siis, täna ei saa enam keegi öelda, et see tulemus jäi mingi tehnika taha, et pigem tulemus jääb kas siis idee taha või selle sisu taha, et pigem keskenduda lihtsalt sellele, et saada see nagu sisu paika, sest et ma arvan, et see tehnika on nagu teisejärguline selles olukorras. Tegijal ju ikka juhtub ja nii ka Lügevisioonis. Tees on mõned hetked saate apsudest. Sellel õppeaastal on eetrisse läinud juba 4 Lügevisiooni saadet. Musta materjali on seejuures vähemalt 3 korda rohkem kui seda, mis vaatajateni päriselt jõuab. Kõik hakkas pihta juba esimese saatega. 4. oktoobril toimus õpetajate päev, kus abituriendid said olla 1 päevaks õpetajad. Kuid selleni on veel pikk pikki. 4. oktoobril toimus õpetajate päev, kus õpetajad... nüüd oleks sõnad sassi. 4. oktoobril toimus õpetajate päev, kus abituriendid said 1 päevaks olla õpetaja. Teeme uuesti. 4. oktoobril toimus õpetajate päev, kus abituriendid said õpetajad... See on väga tubli. Ei, see selleks, aga ma lihtsalt... 4. oktoobril toimus õpetajate päev, kus abituriendid said mängida õpetajaid. Teeme jah, see on mängimine issand. Sorry, mul ei ole skripti ees. Kõige rohkem uuesti salvestama pidanud saatejuhi tiitel ei kuulu aga üldsegi mitte Hendrikule. 18. oktoobril sai kooli sünnipäeva peetud ja kooki söödud. Kertu, mis oli sinu lemmikosa sellest päevast? 18. oktoobril sai kooli sünnipäeva peetud ja kooki söödud. Kertu, oota, kuidas sina päevaga rahule jäid? 18. oktoobril sai kooli sünnipäeva peetud ja kooki söödud. Oktoobril sai kooli sünnipäeva peetud ja kooki söödud. Kertu, kuidas sina päevaga rahule jäid? Sorry, ma vahetasin küsimust. Kuid põnevaid juhtumisi on veelgi. Mõnikord tuleb ette, et tehnikaga tutvutakse vahetult enne filmimist. Oota, aga nüüd see käib. Ja siis siit pead ka kinni. Kust? Siit. Selle peale võetama. Aga see ikka käib. Allo. Ennem ei olnud kuulda, ma nagu... Kes võis olla Kadri ja miks me tema päeva tähistama? Ma pean siia rääkima. Sorry, teeme uuesti. Kes arvab, et reporterid lähevad alati filmima hiiglasliku eeltööga, eksivad rängalt. Ma ikka ei tea, mis ma räägin. Ega ma ise ka ei tea, ma praegu suvalt panen. Oota,
mis ma ütlen? Ega see saate tegemine lihtne ole tõesti. Kettus juba magad seal laua peal, vaata. See on juba... olen väsinud. Unine. Selline saigi märtsikuu Lügevisioon. Aitäh, et vaatasite. Kohtumiseni järgmises saates.